Tere! Hetkel on aasta 2022 ning mina olen Eesti 5. ÜRO noor delegaat Linda Luts. Täna räägime Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni saavutustest ja ebaõnnestumistest ja täpsemalt sellest, mida see organisatsioon on teinud. Väike vähemärkus. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lühend on ÜRO ning edasi rääkides kasutan just seda. Nagu kõigel siin maailmas on ka ÜRO-l nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi ning pika ajalooga organisatsioonil on pikk nimekiri saavutusi, kuid kahjuks ka ebaõnnestumisi. ÜRO on maailma suurim organisatsioon, mis ühendab 193 riiki ja paratamatult töö ei saa kogu aeg sujuvalt minna ning tekivad probleemid ja ebaõnnestumised. ÜRO-le on ette heidetud, et organisatsioon on liiga bürokraatlik ja et ta propageerib globaliseerumist. Öeldud on ka, et ÜRO on olnud ebaefektiivne kindlate sammude võtmises või et on aeglane reageerimisvõimega või et ÜRO rahuvalvemissioonid ei ole efektiivsed. Viimase puhul on kriitika taga just konkreetsed juhtumid, mis siiamaani kummitavad ÜRO-d. Näiteks aastal 1994 leidis aset Rwanda genotsiid, kus 3 kuu jooksul tapeti etnilises konfliktis 800 000 inimest. ÜRO reaktsioon sellele genotsiidile oli minimaalne ja sisuliselt ja rahvusvaheline kogukond konflikti lihtsalt kõrvalt vaatama. ÜRO rahuvalvejõud olid siiski kohal, kuid erinevate raportite kohaselt olid sõdurid ebapiisavalt varustatud, et efektiivset vastupanu luua ning sõduritele ei antud isegi luba ühtegi katset teha, et vägivalda peatada. Sarnane olukord juhtus ka siinsamas Euroopas aastal 1995, mil leidis aset Srebrenica genotsiid, mis on suurim massimõrva juhtum Euroopas pärast teist maailmasõda. Selle käigus hõivasid Serbia väed Srebrenica linna ning tapsid 8000 Bosnia moslemist meest ja poissi. Kuigi kohal oli 400 ÜRO rahuvalve sõdurit, ei suutnud nad takistada veresauna. Kuid eeldatud juhtumite kõrval on ÜRO läbi viinud ka palju edukaid ja olulisi rahuvalvemissioone, nagu näiteks Libeerias, kus desarmeeriti ja demobiliseeriti üle 100 000 sõduri. Missiooni lõppedes viidi läbi ka küsitlus ning 94% Libeeria elanikest ütlesid, et rahu taastati missiooni ajal ja 88% Libeeria elanikest ütlesid, et ka inimõiguste olukord paranes missiooni ajal. Sarnase positiivse tulemiga on veel mitmeid missioone olnud, näiteks Ida-Timoris, Angolas, Sierra Leones, Mosambiigis või siis El Salvadoris. Kriitikat on ka saanud julgeolekunõukogus olevate alaliste liikmete vetoõigus, mis võimaldab neil blokeerida mis iganes otsuse ehk resolutsiooni vastuvõtmise. Ühe riigi arvamus võib aga tõsiselt kahjustada julgeolekunõukogu võimekust ja tõhusust konfliktide lahendamises. Seetõttu on 5 alalist liiget kas süüdistatud oma poliitiliste huvide kõrgemale tõstmises, eirates sedasi tsiviilelanike kaitsmise huve. Kriitikud on lausa öelnud, et vetoõigus on kõige vähem demokraatlikum osa ÜRO-s. Kõige rohkem on kasutanud oma vetoõigust Venemaa, kes 2019. aasta seisuga on blokeerinud resolutsioone 141 korda. Kõige vähem on seda teinud aga Hiina, kes on pannud veto ainult 14 korda. ÜRO on ka sattunud paari skandaali. Üks nendest leidis aset 2010. aastal Haitil, kus leidis aset suur koleerapuhang, millest allikana tuvastati just ÜRO Nepalist pärit abitöötajad. Puhang leidis aset mitte kaua pärast sama aasta alguses toimunud hukatuslikku maavärinat, mistõttu oli riigi infrastruktuur juba niigi nõrk. Pandeemia käigus nakatus 800 000 haitilast ning enam kui 9000 suri. Kuigi ÜRO keeldus hüvitamast kahjusi, tunnistas 6 aastat hiljem toonane peasekretär ÜRO süüd ning lubati Haitit toetada ja ohvreid ka abistada. Kuid vaatamata ebaõnnestumistele on ÜRO-l ka väga palju saavutusi näidata erinevates valdkondades. Neid on nii palju, et ma ei oska isegi kuskilt alustada, kuid vaatame saavutused kategooriate kaupa läbi. Võtame ette nüüd tähtsama teema, milleks ÜRO loodigi ehk rahu ja julgeolek. ÜRO-le omistatakse läbirääkimisi 172 rahumeelse lahenduse üle, mis on lõpetanud piirkondlikud konfliktid. Samuti on ÜRO läbi viinud üle 70 rahvusvahelise missiooni. ÜRO on ka tõsiselt kaasa aidanud kolonialismi ja imperialismi lõpetamisele, aidates läbi hooldusnõukogu, mis aitas arenevatel territooriumitel saada iseseisvateks riikideks.
ÜRO on loonud ka sõjakurjategude tribunaalid, et mõista kohut sõjakurjategijate üle konfliktide puhul nagu Rwanda genotsiid. ÜRO-l on ka märkimisväärne roll maailma desarmeerimisel ehk riikide relvastuse vähendamisel ja tuumarelvade kasvu peatamisel. Näiteks 1968 võttis ÜRO Peaassamblee vastu tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu, lühendiga NPT, mille on nüüdseks alla kirjutanud 191 liikmesriiki, millest 5 omavad ise lausa tuumarelvi. ÜRO on samuti palju teinud inimõiguste leviku jaoks. Saavutusteks on ka erinevate konventsioonide ja deklaratsioonide vastuvõtmine. Neist kõige tähtsamaks on kindlasti 1948. aastal vastu võetud ÜRO inimõiguste deklaratsioon, milles sätestati esmakordselt universaalsed kaitstud inimõigused, mida on kokku 30 tükki. Seda peetakse mõnede poolt lausa ÜRO tähtsaimaks saavutusteks. Seda deklaratsiooni on laialdaselt tunnustatud ka selle eest, et see on inspireerinud ja sillutanud teed enam kui 70 inimõiguste lepingu vastuvõtmiseks. Nagu näiteks konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, mis jõustus 1981 ning mis seisab naiste õiguste eest. ÜRO võitleb ka pidevalt inimeste hääleõiguse eest, toetades aastas umbes 67 riiki nende valimistega, mille käigus jälgitakse vaatlejate kaudu maailmas toimuvaid valimisi ja nende hääletamisprotsesse, et tagada vabade ja õiglaste valimiste korraldamist riikides. ÜRO intensiivne tähelepanu konkreetsele inimõiguste rikkumistele aitas ka Lõuna-Aafrikas lõpetada apartheidi. Kuid ÜRO ei panusta ainult rahu ja inimõiguste teemadele. Suur osa saavutusi on ka humanitaarabi valdkonnas. Pärast külma sõja lõppu on ÜRO hakanud üha enam osalema ka humanitaarabi andmises ja maailma tervise parandamises. ÜRO on abi andnud läbi oma agentuuride nagu ÜRO pagulasameti ehk UNHCR-i enam kui 30 miljonile sõja, nälja või tagakiusamise eest põgenevatele põgenikele. Kuid abi ei pakuta ainult rahvusvahelistest konfliktidest põhjustatud humanitaarkriisides, vaid ka loodusõnnetustest põhjustatud hädaolukordades, nagu orkaanid või maavärinad. Lisaks sellele, tänu ÜRO organisatsioonidele, nagu näiteks WHO-le ehk Maailma Tervishoiuorganisatsioonile, on rõuged alates 1980-ndatest täielikult likvideeritud ja lastehalvatus samuti peaaegu likvideeritud. Ning siiani ÜRO-ga seotud organisatsioonid võitlevad aktiivselt AIDSi ja tuberkuloosi ja ka malaaria vastu kogus maailmas. Samuti pakub ÜRO ja selle agentuurid vaktsiine 45% maailma lastest, päästes sedasi 3 miljoni lapse elu iga aasta. Üleüldiselt on ÜRO aidanud kaasa alla 5-aastastele laste surmajuhtumite arvu vähendamisele, kui aastal 1990 oli see number peaaegu 12 miljonit, siis aastaks 2019 oli see arv juba 5,2 miljonit. ÜRO ja selle agentuurid on ka viimase 10 jooksul töötanud selle kallal, et teha joogivett kättesaadavamaks arenguriikides, pakkudes nii 1,3 miljardile inimesele ohutut joogivett. Samuti on ÜRO toiduabiprogramm ehk WFP, World Food Program, pakkunud toiduabi umbes 91 miljonile inimesele 80 erinevas riigis. Nii et nagu näha saite, on ÜRO-l nii probleeme ja ebaõnnestumisi olnud, kuid ka hulgaga saavutusi, mis on maailma paremaks teinud. Peab ikkagi tõdema, et ÜRO on maailma paremaks teinud. Nagu kunagine ÜRO peasekretär Dag Hammarskjöld on öelnud, ÜRO-d ei loodud selleks, et viia inimkond päevasse, vaid selleks, et päästa see põrgust. Aitäh, et vaatasite meie videot. Nüüd on aeg panna ennast proovile ja mängida videoga seotud mängu. Soovitan sul ka vaadata meie teisi videosid, nagu näiteks ÜRO-st üldiselt ja videod SDG-dest ehk ÜRO säästva arengu eesmärkidest. Järgmise korrani!